Et kirjelda siis algus oli päris raske, et vastane alustas esimesed 6-7 rada päris hoogsalt. Jah, ta oli esimese 7 rajaga juba -3, ja mul endal esimesed 3-4 radad veits raskelt läks, et ei läinud pöödiputt sisse ja olin kohe 2-ga 2 maas, et oli vaja kõvasti tööd teha, et tagasi viike saada. Aga ei, mul oli mäng hea ja ma olin väga enesekindel, et see aitas kindlasti kaasa. Lisaradadele kas läksid enesekindlalt, et võit on kindlasti tulemas või tuli väike kahtlus esimesel ajal ka juba? Ei, ma olin üpriski enesekindel, ma olin kõik esimesed 8 rada ikkagi väga hästi mänginud ja ma olin isegi kohati mänginud parem kui esimene löögimänguring, et ma teadsin, et ma suudan teda võita ja ta oli väga palju pikki puttega sisse löönud, et ma teadsin, et üks hetk mingi putt peab mööda minema ja lõpuks teisel lisarajal ta tegi väikse vea ja ma kasutasin selle võimaluse ära. Mark Suursalu matchplay esimene päev võidukalt selja taga, et eestlased on vist kõige õnnelikumad inimesed täna siin Royal St George'is. Jaa, tänase päevaga võib rahule jääda, et lõpp läks meil väga pingeliseks, aga lahenes hästi. Mis tunne on käia väljakul kaasas ja vaadata, et kui mängijad eksivad võib-olla või vastane mängib mõne hetkel liiga hästi, et jätab süda mõne löögi vahele või tahaks ise appi tormata, ise lüüa mõne löögi? No, süda seisab ikkagi, eriti viimased paar tundi oli endal ka selgelt pulss üleval ja eks ma teinekord nagu sisimas elan väga raskelt neid poiste lööke üle. Iga päev tuleb sul peaaegu 30 000 sammu, täna võib-olla mõnevõrra vähem, et kas väike väsimus tuleb ka juba peale? Ei saa öelda, et täna oleks väsimus peale tulnud, et kuna see matchplay, need seisud olid nii pingelised, et seal ei olnud isegi aega nagu selle peale mõelda, et kas energiat on või ei oled väsinud. Homme vastaseks Holland, millised võimalused? Ma arvan, et võimalused on head, et kui ma tänast meie meeskonna mängu vaatan, siis mängisime kvaliteetset golfi ja teisel poolel suutsime pöödisiga teha, nii et oleme Hollandiks valmis. Mattias Varjun, et muie on näol, et küsime kehva spordireporteri kombel, et mis tunne on? Väga hea on. Ma arvan, et praegu on natuke keeruline öelda, aga ma arvan, siin täna õhtul ja järgnevatel päevadel võib-olla jõuab kohale, aga ma arvan, et ülikõva emotsioon ja see, kuidas see kogu asi läbi sai, et ma arvan, kiitus kõigile poistele ja et ma arvan, see oli väga kõva. Kas nüüd väikse pingelanguse pealt on nagu keeruline edasi ka minna, sest tegelikult seisab ju 2 rasket päeva veel ees, homme Holland ja ülehomme keegi veel, et samas 11. koht vajab nagu ületamist? Jah, ma arvan, see pingelanguse teema on pigem nagu tänane mure, et homme ikka valmistume uuesti ja paneme edasi. Et selles mõttes ma arvan jah, et sellepärast nagu mõtleb natuke hiljem, aga ma ei usu, et meil homme uuesti keskendumisega liialt probleeme tuleb. Kirjelda pidi oma matši ka, et pärast 16. rada said Birdiga 2-ga peale ja samal hetkel Kevin oli 16. tiiboksis ka 2-ga peal ja kõik tundus nagu üliroosiline olevat, aga ometi läks edasi natuke juba keerulisemaks. Jah, paraku matchplay on selline, et ei ole läbi enne, kui ta päriselt läbi on ja minu mäng oli tegelikult algusest peale väga võrdne ja päris mitmel rajal oli niimoodi, et mõlemad lõime paraja pikkusega putid sisse, et rada viiki mängida ja olin mina just raha kaotanud, siis võitnud. Ja siis olin põhimõtteliselt paari kindlustanud, vastane lõi minul pika pördi sisse, et see on selliseid asju matchplays juhtub ja ma arvan, et täna juhtusid kõik sellised asjad, mida sa võib-olla ei arva, et juhtub, aga sa pead olema nendeks valmis, sellepärast et kui on selline päev nagu täna, siis need juhtuvad ja sealt tuleb ka ikkagi kuidagi tagasi tulla, aga see meil täna õnnestus. Kas oleks taht ise näiteks mängida Kevini asemel neid lisaradasid või oli tegelikult hea meel, et Kevin sattus just neid lisaradasid mängima? Ma arvan, et mul ei ole vahet selles mõttes, et ma olin rahul, et ma oma mängu sain ära lõpetatud ja ei ole oluline, kes see võidab, et see on tiimivõistlus ja kui tiim võidavad kõik, et see, kes täna võitis või kaotas individuaalselt, ma arvan väga ei loe.